No tšau, üks asi, millest ma aru hakkan saama, on see, et meie sagedus otsustab, kellega me saame suhelda ja kellega me ei saa suhelda. Nii-öelda, me mõtleme, et me teeme nagu teadliku meelega mingisuguseid valikuid, milline inimene meile meeldib ja milline ei meeldi. Tegelikult kuidagi need valikud toimuvad mingil teisel tasandil. Näiteks, kui mu kunagi toimus see nii-öelda ärkamine ja, või kuidas iganes keegi tahab nimetada, kui mu vibratsioon hästi järsult tõusis, esimest korda elus, nagu väga järsult, siis automaatselt need inimesed, kes mu elus olid, enam ei olnud mu elus. Nagu nad ei saanud enam, me ei saanud enam ühel tasandil viibida, jah. Või need tegevused, mis mul olid, muutusid välja, kõik asjad muutusid välja, aga mis asi muutus, nagu mis asi fundamentaalselt nagu muutus, oli minu sagedus või närvisüsteem. See, millises energias ma olin. Ja siis see määrab, millise inimesega me saame ühes ruumis olla ja millise inimesega me ei saa pikalt ühes ruumis olla. Millise inimesega me saame suhestuda, millise inimesega ei saa. Mis sagedus meil on, mis energias me oleme, mis teaduse tasandil me oleme. Võtame näiteks, et kui me paneme kaks väga erineva sagedusega inimest ühte tuppa, ütleme, et paneme ühte tuppa nad kinni, teeme sellise eksperimendi, võtame hästi kõrge sagedusega inimese, paneme tuppa hästi madala sageduse inimesega. Mis juhtub, mis see tõenäosus on? Nad ei saa seal olla, nagu nad ei saa seal, ütleme, nad ei saa sealt ruumist ära minna. Nad ei saa seal ruumis viibida. Mis on tõenäolised tagajärjed, mis juhtub? Tõenäoliselt see madalam vibratsioon tõmbab alla, tõmbab alla selle kõrgema vibratsiooni suure tõenäosusega. Või võib juhtuda ime ja see kõrgem vibratsioon suudab hoida oma sagedust ja tõstab madalama kõrgemale. Või üks sureb ära, üks sureb ära, mingil juhul sureb ära. Kas keegi jääb haigeks, süda ütleb üles või keegi tapab ära kellegi. Lihtsalt need kaks reaalsust ei sobi ühte kohta. Nad ei saa viibida ühes ruumis, nagu ühes nii-öelda kohas pikalt. Nad ei saa. See nagu loodusseadus ei luba seal juhtuda. See ei ole, see nagu, mõtleme magnetid, jah. Kui saab olla nii, et magnetid tõmbuvad ja siis tõukuvad, jah. Aga kui kaks väga erinevat sagedust on, siin on see tõukuv energia vahel, see ei ole füüsika ei luba seda. Praegu on üks praktika, mis ma teen, nagu ma tunnen, mul see vibratsioon tõuseb, jah. Aga see tähendab, ta mul kõigub nagu ja siis kogu aeg tänu sellele on kogu aeg mul kõik muutumises, nagu kogu aeg ja kogu aeg oled nagu selles suhtes keeruline on suhestuda inimestega või nagu teiste inimestega olles nagu saad aru, et fuck, ma ei
nagu väga, väga teistsugused oleme, väga erinevad oleme, enamus inimestest ma tajun, et ma näen reaalsust väga erinevalt ja närvisüst-, vaata kui üks vaatenurk võib olla, et närvisüsteem, kui sinu närvisüsteem on hästi maandatud ja tasakaalus ja reguleeritud, siis sa ei, tähendab, kui keegi ilmub sinu ruumi, kes on hästi kaootiline, sa tunned oma kehas, te ei sobi üht ruumi olema. Te ei saa olla ühes ruumis. Nagu see on, noh, ta on nagu ebameeldiv. Ja siis on nagu, mida ma siis tänu sellele on, et kogu aeg pidev nagu lahti laskmine või no sa ei hakkagi kinni kusagilt, no kogu aeg lihtsalt see kõik, mis muutub, kogu aeg lubad lihtsalt kogu aeg muutuda, nagu kogu aeg need keskkonnad muutuvad, inimesed muutuvad, tegevused muutuvad, mõtted, kuidas sa mõtled, muutub. Nagu pidev muutus on kogu aeg ja siis oled nagu siin sellel planeedil lihtsalt. Kus iganes see sinu uus sagedus või muutuv sagedus, kuhu ta sind paneb, siis oled seal. Teed seda, sööd seda, kuulad seda, vaatad seda. Alguses või noh, tegelikult no alguses on keerulisem, vaata, kui ta hakkab nagu noh, te ka vaata suhted nagu, kui sa vaatad nagu lähisuhteid, kui üks inimene hakkab näiteks kasvama, siis no kunagi ühe naisega näiteks rääkisime, kus ta rääkis, et tal on suhe nagu, aga tema nagu areneb, kasvab. Ja siis ma ütlesin, et enamus suhted või paljud suhted lõpetki sellepärast, et üks kasvab ja teine jääb maha nagu. Siis ta ütles, et ta teab jah, et aga ma ütlesin, et noh, et sina ei pea sellepärast vaeva nägema või noh, sina ei pea sellepärast muret tundma, et see elu korrigeerib ise need asjad, lihtsalt sinu töö on lihtsalt, kui aeg on sealmaal ja sa näed, et noh, sa saad mingite tülide järgi hakkad aru saama, võib-olla mingi pidev hõõrumine hakkab, mingi nääklemine, mingi väikeste asjade pärast nagu, et noh, et elu, sa saad aru juba, et elu puksib, no et ta tahab, et no sagedus hakkab juba nagu muutuma, et ta ei taha, noh, et raskeks läheb olla nagu selle inimesega juba nagu ja ta järjest süveneb, kuni lõpuks lihtsalt annab järgi, okei, rohkem ei saa, nagu punnitasime, otsime kinni, mis me otsime, aga rohkem ei saa. Nagu liiga erinevad tasandid. Ja nii on nagu iga asjaga nagu ja siis õpidki, et mitte kõvasti kinni hoidma, mitte millestki nagu. Kui taha elu tunned, et see sagedus tahab korrektuure sisse viia, siis tuleb lasta seal juhtuda, noh, hoides kinni, siis lihtsalt see on nagu ankur, no lihtsalt hoiad ennast kinni seal. Ja, et pika jutu point, mis ma öelda tahtsin, oli see, et sinu energia või sinu sagedus otsustab, mida sa saad teha, mida sa ei saa teha, kellega sa saad suhelda, läheda nagu intiimsemalt, kellega sa ei saa, kellega sul on midagi rääkida, kellega ei ole, kuidas sa asjadest aru saad, mida sa sööd, mida sa jood, mida sa kuulata saad, mida sa vaadata saad. Sinu sagedus otsustab seda, mitte nii väga sinu teadlik meel.
ja et põhimõtteliselt kõik, mis me siin elus põhimõtteliselt tegema peame, on muutma oma energiat või muutma oma teadvust, muutma oma sagedust ja kõik ülejäänud korrigeerib ennast automaatselt iseenesest. Vot, kõik head.